Meie probleem oli seekord küll selles, et meil oli 2 väärtkandidaati, mitte et omavahel oleksime selle pärast nüüd tülli läinud, aga me ei osanud tõesti kumbki valida, sest et seltskond oli seekord soliidne selles, meil oli välja võtta uus Opel Astra ning Renault uudismudel Talisman. Ja mõtlesime ühtpidi ja teistpidi ja lõpuks jõudsime järeldusele, et Eesti turul tõenäoliselt hakkab ikkagi Opel rohkem müüma ja see väike nüanss, mis muidugi on naljaga pooleks, et Opelis ei ole ka veel käinud. Seda küll. Mis selle Talismaniga võrduseks oli siis, et Talisman ikkagi täiesti teisest kategooriast auto, et mulle tundub ka, et Opel vist läheb eestlastel rohkem kaubaks? Eks see ongi jah, et Opel on ju kadetist alates olnud selles mõttes selle väike keskklassi osa on olnud Eesti autoostja jaoks ju väga oluline mudel ja eks siin on ka see üks oluline nüanss tuli mängu, et tegelikult Opel tõi nüüd oma uue Astraga ju sellesse väike keskklassi segmenti nagu selliseid tehnoloogiaid, mida siin kunagi varem olnud ei ole. Et kõige põhilisem muidugi see uus LED-maatriks tuledesüsteem, mis automaatselt suudab kohanduda igasuguse sõidusituatsioonidega, et see on 16 erinevat LED-moodulit, mis nagu reguleerivad seda valgusvihku, et see on tõesti selline muljetavaldav asi, mida nagu sellises segmendis varem pole kunagi olnud. Ja lisaks ka muidugi näiteks, ma ei tea, massaažiga istmed ja ventileeritavad esiistmed, et need on kõik sellised tähelepanuväärsed asjad, mis nagu andsid nagu peamised argumendid just Astra valikule. Muidu lisaks selle kuuautole valitakse ka aastaautot, mida me tegelikult ka järgmisel nädalal žüriiga läheme valima. 6 tükki on, ütleme siis, finaali valitud. Kas sinna said need autod, kes seal peavad olema ja kas Opel võiks olla järgmine aasta rivis? Opel võiks kindlasti seal rivis olla ja miks teda see aasta ei ole, on see põhjus, et me tõmbasime oma joone ju Tartu autonäitusega, aga Opel paraku jõudis natukene hiljem Eestisse. Selles valikus on seekord tõesti meil esindatud nii tavasõiduautot kui ka ajale kohaselt erinevaid maastureid. Alati võib küsida, et miks te just selle valiku tegite. Esiteks see ajaline määratlus loomulikult ja teiseks ka see, et ikkagi võime öelda, et meil on ju hulk subjektiivseid arvamusi, aga kui 18 või 20 inimest subjektiivselt valivad, siis kokku võiks päris objektiivne pilt tulema. Tänu, kas sa julged välja öelda oma lemmikud selle aasta auto valimisel? Pigem mitte, sellepärast, et kõik nad on selles mõttes väärt seda kohta, esikohta nüüd. Ja kuna see proovisõidu üritus saab meil olemas järgmine nädal, nii et ma täna nagu ei julgeks küll väga hõisata. Et ma ütlen, tõesti, šansid on olemas kõigil.